Nii, tere! Täna räägime Parashield-programmist. Parashield-programm on Coral Clarke'i poolt kokku pandud parasiitide vastane programm. Miks on parasiitide vastu võitlemine väga oluline? Sellepärast, et statistika näitab, et diagnoositud inimesi, kellel on diagnoositud parasiidid, on kogu maailma rahvastikust umbes 20%. Tegelikult, kuna parasiitide prognoosimine või diagnoosimine, mitte prognoosimine, vaid diagnoosimine on väga keeruline, siis ilmselt on neid inimesi, kes on parasiitidega nakatunud palju rohkem. Parasiidid on sellised kavalad tegelased, kes siis elavad meie elusorganismis, toituvad meie toidust, mõjutavad meid, et saada vajalikku toitu ja läbi selle tegelikult nad kahjustavad meie organismi. Parasiidid on siis viirused, bakterid, seened ja ussikesed. Et kindla peale kõik arvavad kohe, kui öelda, et parasiidid, siis kõik arvavad, et need on sooleparasiidid, tegelikult on ka viirused, bakterid ja seened kõik meie jaoks parasiidid, sest nad elavad meie organismis ja toituvad siis põhimõtteliselt meie toidust või siis meist endast. Ja arvatakse ka, et tänapäeva ühiskonnas ei ole parasiite, sest me elame ju üsna sellises, kuidas öelda, puhtas ühiskonnas. Seda enam, et me oleme veel intelligentsed ja rikkad ja kõik meie elatustase on väga kõrge ja arvatakse, et ei ole parasiite. Tegelikult parasiidid meiega koos elavad, meie sees elavad ja isegi ütleme, kui meie kehas ei oleks baktereid, siis meie ise ka ei elaks. Parasiidid on juba ammusest aega koos meiega paralleelselt elanud. On head parasiidid meie organismi jaoks ja on halvad parasiidid meie organismi jaoks. Mida siis need parasiidid teevad? Näiteks, kui on organismis seen, siis seen tekitab sellist nagu uimasust või sellist paks peaolekut või sellist tunnet. Kui on jällegi näiteks ussid, siis ussid meie organismis tekitavad närvilisust, ärevust, et ega ka niisama näiteks ei öelda, et see inimene on ussitav, ehk siis kui inimene on närviline, siis tal ilmselt võivad olla ussid. Ja nagu ma juba ka ütlesin, diagnoosida on parasiite väga keeruline, siis saabki põhineda sellel, et mis sümptomeid nad võivad meile tekitada. Parasiidid on väga kavalad, ega nad väga meile sümptomeid ei taha tekitada, sellepärast et kui nad tekitavad mingeid ebamugavusi, siis inimene hakkab ju leidma vahendeid, kuidas nendest vabaks saada. Ehk siis võib neid parasiite meie organismis olla lausa niimoodi, et me ei teagi, nad kuidagi ei avaldu ja siis nad vaikselt toimetavad. Ja kui nad võivad niimoodi juba pikka aega meie organismis olla ja kui nad seal niimoodi parasiteerivad, siis lõpuks hakkavad tekkima terviseprobleemid. Parasiidid tegelikult on nii võimsad, et kui nad tahaksid, siis nad põhimõtteliselt tapaksid meid ära. Aga kuna meie oleme nende jaoks nii-öelda kodu, siis nad täpselt nii palju meie organismi kasutavad, et nad ise püsiksid elus ja hoolitsevad ka selle eest, et meie oleksime elus. Samas tuleb tähelepanu keerata sellele, et parasiidid meie organismis elavad, sünnivad, toituvad, käivad tualetis ja surevad. Ehk siis nad tekitavad kogu oma elutsükliga meie organismi toksiine. Ja siin sellel slaidil on ka siis näha mõned sellised tuntumad
väljendused, mille järgi võib kahtlustada, et meie organismis on parasiit. Näiteks parasiitidega nakatumine algab pihta juba lasteaias. Ilmselt võib seda juhtuda ka juba varem. Aga lasteaias, kui mina olin väike laps, siis meil kogu aeg tehti mingisuguseid mustuse proove, et selgeks teha, kas on parasiidid. Tänapäeval minu lapsed on käinud lasteaedades ja mitte ühelgi lapsele ei ole tehtud mitte ühtegi ussiproovi näiteks. Aga kõikidel minu lastel lasteaedades on olnud vähemalt ühe korra on tõusnud üles see probleem, et lasteaiarühmas on ussid. Ehk siis probleem tekib ilmselt selle pealt, et inimestel puudub see teadlikkus. Et ongi inimesed arvavad, et me elame arenenud ühiskonnas, siin parasiite ei ole ja siis inimestel puudub teadlikkus ja kui nad kuulevad, et nende lastel on ussid, siis neil tekib see paanika, et see ei ole võimalik lihtsalt, et ma ju ei ela räpases kodus või kuidas see üldse võimalik on, et ma täitsa mõistan neid. Näiteks meie, kes meie siin teame, et parasiidid on täiesti loomulik elu osa, siis me ei lähe paanikasse. Me teame täpselt, mida on vaja teha, et siis nendel parasiitidel elu teha ebamugavaks. Hammaste krigistamine võib olla parasiitide üks tunnus, norskamine, liigne kehakaal, liiga väike kehakaal, siis närvilisus ma juba nimetasin, selline udus olemine, et see kõik on siis parasiitide sellised sümptomid. Siis kuidas me neid parasiite endasse saame? Kõigepealt pesemata puu- ja köögiviljad ja samamoodi näiteks ma tean, et kellel on maakodud, siis võetakse otse puu otsast neid õunu või puu alt, et ka niimoodi tegelikult me võime neid parasiite saada, kuigi see on oma aiavili, siis oleks hea ikkagi need ära puhastada. Ma tean, paljud on selle mõttega, et peabki ju enda kehale või laste kehale andma neid parasiite, et immuunsus oleks tugev, et see on õige, liiga steriilses keskkonnas ei ole vaja elada ja meie organism ise peaks saama ka hakkama nende parasiitidega, aga kuna meie siis elukeskkond on nii stressirohke, immuunsused on madalad, siis meie immuunsüsteem ei tule nende parasiitidega tihtipeale ise toime. Siis toorest lihast, ütleme sellisest pooltooreks praetud lihast, meedium või siis täitsa toores, kala, kes armastavad sushit, siis laste mänguväljakud, lapsed lasteaedades, kellel on koos teistega mänguasjad, saastunud vesi, ühistranspordis ja erinevad putukad, ukselink näiteks on selline väga must koht, meie mobiiltelefonid on väga sellised mustad kohad, et need on kõik need kohad, kus me võime parasiite üles korjata. Siis mis mõjutavad seda meie organismis parasiitide ellujäämist, on toitumine, siis kui me toitume näiteks ebatervislikult, sööme seal suhkurt, pärmiga leibasi, saiasi, joome mingisuguseid gaseeritud jooke, siis see kõik tekitab meie organismis happesust ja happeline keskkond on parasiitidele väga-väga mugav keskkond elamiseks. Kui meie keha keskkond on happeline, siis parasiitidel on põhimõtteliselt pidu. Kui me aga hakkaksime toituma aluseliselt, aluseline keskkond parasiidile ei ole kuidagi hea, siis tema hakkab protesteerima ja sellest tulevad ka isud. Parasiit on see, kes lööb ikka rusika lauale ja ütleb, mina tahan nüüd seda pärmi või ma tahan seda suhkurt, et mul on vaja ellu jääda. Siis näiteks suhkurt väga tahab seen meie kehas. Seen on selline kaval parasiit,
mis toitub suhkrust, pärmist ja mis on see suur kahju, mis meie organismis saab seen teha, on näiteks see, et ta sööb meie liigeste vedelikku, sest liigeste vedelik on magus. Et väga palju on siis, ütleme, kui on liigestega probleemid, on kõhre kulumine näiteks, siis soovitatakse võtta glükosamiini, aga glükosamiin on jällegi magus ja kellel on siis organismis seen, siis nendel see glükosamiin ei aita liigest parandada. Ja inimesed ravivad, tegutsevad liigestega, aga kui seda seent siis toidetakse, siis tegelikult see seen sööb seda liigest ehk siis tekib kõhre kulumine. Et see on üks asi, mis võib olla siis tegelikult seene tulemusel. Kui me, öeldakse, et kuskil ujulas võib saada küüneseene näiteks, siis seesama küüneseen, kui seda ei ole mujal organismis, siis peaks sellest küüneseenest jagu saama väljaspoolt seda küüneseent ravides. Aga kui siis ütleme, välimine ravi ei aita sellele küüneseenele, siis tähendab seda, et ilmselgelt on see parasiit ehk siis seen juba ka meie liigestes, sellepärast et küüs on tegelikult tahkestunud liigese vedelik. Nii palju siis seenest. Samamoodi mõjutavad meie aju ussikesed, ka nemad toituvad magusast saiakestest, et põhimõtteliselt kõik, mis on selline happeline toit, on parasiitidele väga hea toit. Ja siinkohal ongi väga vaja siis meeles pidada seda, et kui nüüd inimesed, kes räägivad näiteks, et ma söön, mida mu keha vajab, siis on vaja alati olla kindel selles, et kas tegelikult sinu enda keha vajab seda toitu või on see tegelikult hoopis see võimas parasiit, kes meie organismis seda toitu vajab. Ehk ta annab selle signaali ja see mõjutab väga-väga meie peaju. Üks asi, mis veel happelist keskkonda meie organismis muide tekitab, on stress. Et ka see on väga oluline asi, millega on vaja tegeleda, kui on pinged, stress, siis see tekitab happelist keskkonda ja jälle ringiga tekitab hea keskkonna parasiitidele. Kui nüüd on madalama immuunsusega inimesed, näiteks võime võtta jälle ka selle laste teema, et lapsed lähevad lasteaeda, siis nende jaoks on see keskkond pingeline, sest nad saavad turvalisest kodust, viiakse neid välja, siis neil ongi seal esimesel, teisel lasteaia aastatel kuskil tekivad need esimesed ussiprobleemid seal rühmades. Kõikidele parasiitidele vastuvõtlikumad on nõrgema immuunsusega inimesed, kellel on sapipõiehaigused, kellel ei ole soole mikrofloora korras ja kes toituvad valesti, nagu me rääkisime, siis nende jaoks on see väga mugav. Kui nüüd võtta näiteks viirused, siis viiruste seisukohast, viirused ei ole ju meil ravitavad. Siis ongi kõige parem võidelda viiruste vastu on niimoodi, et kui meie organismi keskkond on aluseline, ehk siis tuleb toituda aluseliselt. Kuidas parasiitprogrammi ajal toituda, selle jaoks on olemas ka eraldi video, mida siis, kes soovivad, siis võivad küsida minu käest. Kui nüüd võtta bakterid kui parasiidid, siis bakterite puhul on niimoodi, et tänapäeva meditsiin ju ravib meil baktereid antibiootikumidega ja see on jällegi see koht, kus tekib surnud ring. Ehk siis arstid kirjutavad välja antibiootikumi, meie võtame seda sisse, antibiootikum nõrgestab meie immuunsust, ehk siis antibiootikum ei tapa ainult neid baktereid, mis siis on need halvad bakterid, vaid ta tapab ka need head bakterid. Ja kui meie head bakterid on ära tapetud, siis meie immuunsus langeb. Ja sellepärast ka soovitatakse, mis on positiivne, et soovitatakse neid häid baktereid juurde võtta. Et kindlasti tasub võtta või kui teete antibiootikumi kuuri, siis ka
pärast seda teha näiteks kas või seesama Parashield või siis teha mingi pikem selline probiootikumide kuur. Nii, kuidas siis toimetavad parasiidid? Parasiitide elutsükkel siis nende ussikeste puhul on 21 päeva. Arstid ju kirjutavad meile välja parasiitide vastast tabletti. Seal, kui ma ei eksi, siis on, kas sa võtad ühe tableti või võtad ühe ja siis 3 päeva pärast jälle ühe, mis siis tapab ära need ussid ja tapab need ussid ära ja siis peaks asi olema lahendatud. Soovitatakse kõik pesud ära pesta, ära läbi kuumutada. Aga tegelikult, kuna parasiitide elutsükkel, siis usside elutsükkel on 21 päeva, siis on väga oluline, et ei jääks ellu ka need ussimunad. Ehk siis, kui need parasiidid ära tappa ja need ussimunad jäävad meie organismi ja meie immuunsus ei ole nii tugev, et need ussimunad ka hävitada, siis varsti nendest kooruvad uued ussid ja kogu see asi läheb taaskord ringlusesse. Siis seesama Parashield on üles ehitatud just selle süsteemiga, et 20 päeva on tugevad parasiitide vastased siis taimed ja see ongi täpselt see usside elutsükkel. Samamoodi see Parashield ei tapa neid, et arstirohi tapab ära nad. Kui nad on tapetud, siis nad ju on surnuna meie organismis kõigepealt. Nad tekitavad toksiine. Aga Parashieldi taimed tekitavad ebameeldiva keskkonna parasiitidele ehk nendele ei meeldi enam meie sees elada ja nad lahkuvad. Kes on Parashieldi teinud kunagi läbi, siis nad ka teavad, et kui hakata päris õige toitumisega sealt algusest pihta ja liikuda, siis kuskil nädal, paar nädalat sellise tsükli järel enam kaovad ära maguseisud, kellel on varem olnud maguseisud. Ehk siis keskkond tehakse parasiitidele ebameeldivaks ja läbi selle need maguseisud kaovad. Ja nad lahkuvad meie lihtsalt kehast ja see on nagu kõige sellisem mõnusam viis, kuidas saada lahti parasiitidest. Nüüd siin on seesama slaid, mida siis on hea üle korrata. Parasiidid meie kehas elavad, sünnitavad, toituvad, käivad WC-s ja surevad ja see kõik tekitab meile toksiine. Siis tegelikult ütleme niimoodi, et toksiinide tagajärjel need valgud, mis tekivad toksiinide tagajärjel, on need, mis tekitavad inimestele allergiaid. Ehk siis, kui me oma organismi puhastame, me saame lahti nendest parasiitidest, samas seal juures on ka need tooted, mis aitavad toksiine välja viia ja väga paljud inimesed, kes on Parashieldi läbinud, saavad lahti allergiatest. Kui nüüd minna jällegi tagasi natukene sinna, et ussid tekitavad meil närvilisust, siis mina isiklikult olen näinud tulemusi, kus kui lastele tehakse parasiitide programm, tähendab see tegelikult ei ole laste oma, kes soovivad lastele teha, siis on vaja kirjutada meile ja me räägime, kuidas saab lastele teha seda taimedega, aga laste puhul on silmnähtavalt näha, et kui laps on olnud selline nii-öelda paha laps üldiselt ja sihuke kiuslik, et kui ta teeb läbi parasiitide programmi, siis lapsed muutuvad väga headeks. No mitte väga headeks, lapsed jäävad igal juhul lasteks, aga neil kaob ära see nii-öelda selline väga paha lapse selline olek, et selline isegi hüperaktiivsused kaovad ära, sest et näiteks parasiidid on ühed asjad laste organismides, mis tekitavad hüperaktiivsust. Nii, rääkisin seenest, kuidas see mõjub, rääkisin viirustest, bakteritest ja ussidest. Et olengi juba kõikidest nendest mõjudest päris palju rääkinud. Siis üks asi veel, mida võivad tekitada meil parasiidid. Kuna parasiidid söövad meie toitu, siis kui inimesel on aneemia ja ta ikka võtab neid rauapreparaate,
siis võib kahtlustada, et ka sellel inimesel, kui ta ei saa oma vereraua taset näiteks korda, siis ilmselt on temal ka parasiidid, sest et osad parasiidid näiteks toituvad verest ja kui see parasiit ikka seal meie organismis on ja seda verd iga päev natukene lonksab, siis ei saagi see rauatase seal kuidagi tõusta. Jällegi tihti koralliklubisse inimesed tulevad, teevad läbi selle Parashield programmi, peale seda võtavad siis rauasoolade siis toidulisandi omale ja kui varem mitte erinevate toodetega ei ole inimesed oma vererauda saanud korda, hemoglobiini, siis tihti peale siia inimesed tulevad ja saavad selle korda. Ehk siis siin hakkabki see asi süsteemselt õige koha peal pihta, kõigepealt puhastatakse ja siis hakatakse toitma seda organismi. Jah, parasiidid on meiega olnud väga kaua juba. Neid on diagnoositud ka juba sealt iidamast, ammusest ajast peale. Et see ei ole midagi uut, see on kogu aeg olnud Venemaal, Vene ajal, kes teadsid, tehti neid analüüse ja neid tuvastati, tänapäeval neid ei tuvastata. Et isegi parasiite siis diagnoosimine on väga keeruline. Kui meil tänapäeval diagnoositakse seda näiteks mustuse prooviga, siis õige oleks, et inimene viib oma mustuse proovi 3 korda ja siis alles saab kindlalt, isegi siis ei saa päris kindlalt öelda, et neid sooleparasiite näiteks ei ole. No seent praktiliselt ei saagi diagnoosida muul viisil, kui ta juba tuleb küüntele, eks ole. Et jah, ütleme just see sooleparasiite diagnoosimine on väga-väga keeruline. Et kuna neid on väga palju erinevaid liike, neid parasiite ja Eestis puuduvad praktiliselt võimalused ka neid diagnoosida, siis on eriti selline nutune olukord. Kuidas siis parasiitide vastu võidelda? Kõige parem on taimsel teel, looduslikul teel. Enda menüüd võib rikastada erinevate siis mõrkjate maitsetaimedega ja kindlasti soovitatakse teha vähemalt 2 korda aastas profülaktilist parasiitide vastast kuuri. Et näiteks kellel on koduloomad, siis koduloomad on ka üks allikas, kust me võime saada endale parasiite, siis koduloomadele tehakse regulaarselt parasiitide tõrjet nii-öelda, aga inimesed endale ei tee. Ja siis räägime nüüd, vaatame läbi, et mis see Parashield programm siis endast kujutab. Et ta ongi selline komplekt kohe, seal on erinevad tooted, mis siis aitavad seda protsessi viia läbi tõhusalt ja samas mugavalt. Programm ise kestab 30 päeva, tegelikult on olemas ka Parashield Plus, mis kestab 60 päeva, mida siis, kui on näiteks inimene juba kahtlustab, et on seene probleem, siis võiks võtta selle 60-päevase programmi, aga muidu selline profülaktika või selline igal aastal 2 korda seda läbida on täitsa okei võtta ainult see tavaline Parashield programm. Seal on kindlad tooted, mis aitavad organismi puhastada ja seal on kindel skeem, mis skeemi järgi neid võtta ja kõik tooted on siis naturaalsed ja puhtad. Siin on siis väike lühikene tutvustus, mis need tooted kõik teevad. 5 toodet. Parafait on siis selline tugevate siis nende mõrkjate taimede kooslus, kus on siis 12 erinevat taime sees ja parafait tegelikult ei ole ainult siis nende ussikeste vastu, vaid need taimed, mis seal parafaidi sees on, siis nende abil ka saab näiteks bakteritest lahti, võib saada viirused, ta hävitab viiruseid, siis samamoodi on ta seene vastu, et näiteks kellel on
see bakter. Okei, las ta praegu olla. Et ühesõnaga see parafait on väga-väga võimas tegelikult toode ja vajadusel võib seda kasutada ka pikemaaegselt, aga siis juba vastavalt kokkuleppele siis enda konsultandiga, et saab läbi rääkida, kas on vaja, et niisama ei ole vaja jällegi seda pikemalt võtta. Burdo Group siis aitab nendest toksiinidest meie organismi puhastada, MSM samamoodi aitab toksiinidest puhastada ja samamoodi MSM on selline suurepärane toode, mis viib ka raskemetalle meil organismist näiteks välja. Superflora on head bakterid ja Coral Mine on siis meie vesi, Coral Mine vesi, mis siis aitab tekitada organismis aluselist keskkonda. Nii, siin siis ongi see parafait, seal on 90 kapslit, parafaiti programmi ajal võetakse 20 päeva, kui nüüd võtta selle parafaiti järgi ja nagu ma juba ütlesin, ta on väga võimas, aga see on mõeldud pigem täiskasvanutele või siis täiskasvanu suurustega lastele, et sõltub muidugi probleemidest, alati on parem taimi kasutada kui ravimeid, siis juba võib ka kuskil 11-12 vanuses neid vajadusel anda. Nii, Coral Burdo Group, see on siis takjajuur. Ta on nagu väga kasulik, et kes teavad takjajuure nagu kasu, siis nemad juba teavad, et see on väga selline väärt taim. Põhifunktsioon, mis takjajuurele siis omistatakse, on see, et ta hoolitseb neerude eest. Et neerud käisid ilusti läbi, et neerud saaksid puhastust. Aga ta hoolitseb ka maksa ja sapipõie töö eest. Väljutab toksiine, on põletikuvastane ja aitab ka siis mikrofloorat meie soolestikus paremaks muuta. MSM kaitseb meid allergiliste reaktsioonide eest, et kui siis need toksiinid kõik hakkavad liikuma, parasiidid hakkavad liikuma, siis võivad tulla ka programmi ajal, võivad näiteks tulla nahaprobleemid esile, võivad erinevad allergiad tulla, aga samas see MSM toetab meie organismi ja kui seda läbida, siis võib saada isegi allergiatest vabaks. Ja mis veel kõige parem, MSM samal ajal hoolitseb meie nahajuuste ja küünte seisundi eest, ehk siis tugevdab neid. Superflora on head bakterid, väga oluline on, et meie soolestik oleks täidetud heade bakteritega, sest et nagu öeldakse, soolestik on meie teine aju, siis soolestik, kui soolestikuga on kõik korras, siis meie immuunsus on tunduvalt tugevam. Ja soolestiku üks osa, mis aitab seda soolestiku korras hoida, ongi siis need probiootilised bakterid. Ja Coral Mine, nagu sai juba räägitud, siis parasiidid armastavad elada happelises keskkonnas, siis Coral Mine on selline mineraalide kompleks, seal on niisugune väike pakikene sees koralliliivaga, mis pannakse 1,5 liitri vee kohta ja see on siis vaja ära juua 6 tunni jooksul oleks kõige parem, sest et siis on need, ütleme, see vee omadused on sellel ajal kõige paremad. Coral Mine vesi siis aitab meie organismi siis seda aluse happe tasakaalu hoida rohkem balansis. Ja siis need aluselised mineraalid, mida meie keha nagunii vajab, on väga oluline. Et see on üks väga oluline asi siis selle Parashield programmi juures. Kuidas siis lisaks Parashield programmi läbimisele 2 korda aastas saab profülaktiliselt ennast kaitsta viiruste eest, viiruste, bakterite, parasiitide eest on vaja pesta käsi kindlasti, peab pesema puuköögivilju, erinevaid vilju, mis te korjate või ostate, kindlasti peske
kui te poest toote, siis te ka ei tea mitte kunagi, et millega need on olnud kokku puutunud, need viljad, nii et juba sellepärast võiks neid kindlasti pesta. Millega pesta? Mina soovitaksin pesta näiteks koralklaab nõudepesuvahendiga. Koralklaabin on olemas selline nõudepesuvahend, ta on liitrine minu teada. Kui ma nüüd ei eksi päris nende numbritega puusse ei pane, ta on naturaalne ja ta suurepäraselt sobib ka puuviljade pesemiseks või erinevate viljade, köögiviljade pesemiseks. Et jah, see on väga hea, soovitan. Ja ta ei ole üldse kallis, ta on vist 14 eurot kliendikaardi numbriga ja seda jätkub väga-väga kauaks, sest ta on kontsentraat. Juua kindlasti kvaliteetset puhast vett. Et kindlasti on soovitatav filtreerida oma vett, et Eestis on jah küll joogivesi, ütleme kraanivesi on joodav, aga kui te näete, et mida see vesi näiteks tekitab seal teekeedu kannuses või kuskil nõudes, kus vett hoitakse, siis mõelge, et kas te tahaksite seda endale sisse juua, et mida vesi tekitab erinevate nõude seal sees, see katlekivi ja mis ta kõik sinna tekitab. Et ei tahaks ju seda sisse juua või mingid kihid erinevad, et ei tahaks ju, et on kasulik kasutada filterkannu või siis panna filtrid, aga peale seda siis kindlasti ka panna see Coralmine mineraalid sinna sisse, et vesi oleks ka mineraliseeritud. Siis liha tuleb korralikult läbi küpsetada, veekogudes mitte minna ujuma, kus on keelatud, sellepärast tihtipeale keelatakse minna ujuma sellistes kohtades, kus on parasiidid, et inimene võib nakatuda, kus on meie organismile ohtlikud parasiidid ja samamoodi, kui te puutute loomi, siis kindlasti ennem, kui te midagi edasi hakkate tegema, siis peske käed puhtaks, et mitte saada neid parasiite. Eriti ohtlikud on põhimõtteliselt, kui tänava peal mingid hulkuvaid loomi näiteks puutuda või ütleme, kui puhkusel käia lõunamaades, kus siis need kassid on täitsa vabalt, siis ma vaatan vahest, et lapsed käivad, neid katsuvad ja täiskasvanud ja siis tegelikult peaks kohe minema need käed ka ära pesema, sest et näiteks lastel lähevad need näpud väga kergesti suhu ja ega täiskasvanudki ei ole sellest nagu kaitstud, et neil ei läheks need näpud suhu. Väga paljud täiskasvanud panevad omale näppe suhu. Nii et olla selles osas hoolas. Ja kindlasti ka juba lapsi maast madalast õpetada, kuidas siis hügieeniliselt käituda, et enda organismi säästa ja mitte neid parasiite endale koguda. Siis see on kogu kompleks siis kaitseks siis parasiitide eest. Jah, tasub kindlasti kasutada ka profülaktiliselt. Et ega me ei tea ju, kas meil on neid parasiite sees, et kui meil seal on, siis see programm aitab neid välja viia meist ja ma ise seda programmi olen korduvalt ja korduvalt läbinud ja kui samal ajal ka õigesti toituda, ehk siis mitte toita neid parasiite sinna peale, siis pärast selle programmi läbimist on palju rohkem energiat ja siuke palju mõnusam. Kohe tuju päris hea, kui see programm läbi teha. Et jah, igal juhul soovitan, on siis kokku pandud konkreetselt erinevate komponentidega, et ta ei ole mingi ainult üks taim, et sa võtad ühe taime ja sööd selle ära, vaid seal on taimede kompleks kokku pandud niimoodi, et ta on kõige tõhusam, et nendest parasiitidest lahti saada, et see elu nende parasiiti jaoks meie organismis ebamugavaks muuta. On olemas vihik, kus on toitumissoovitused sees. Kes võtavad omale programmi, küsige minult ka videot. Mul on olemas video, kus siis on ka videokujul näha, kuidas toituda parasiitprogrammi ajal. Selle parasiitprogrammi Parashield läbimine kuidagi ei sega elurütmi, ehk me saame täitsa tavalise igapäevase eluga minna edasi, on ainult vaja siis toitumist korrigeerida, kellel ei ole see toitumine vastavusest Parashield programmiga. Ja ta on üks osa siis Koralliklubi tervisekontseptsioonist, jooda, puhasta, toida, kaitse, ehk siis üks samm ja kui enda organismile siis läheneda kontseptuaalselt,
siis see on kõige tõhusam meie organismile. Selline siis see programm on, vabane liigsest,